Jahisport laskmise taga on organisatsioon nimega Eesti Jahispordiliit. Eesti Jahispordiliit on tegutsenud üle 10 aasta. Täna on meil litsenseeritud laskureid pea 300 ja loodame, et me ajapikku liigume selles suunas veel edasi. Ja tänu selle organisatsioonile on väga paljud jahimehed tulnud jahipraktilise laskmise juurde. Nii et selle organisatsiooni roll on väga suur. Ta ei ole mingil juhul vastandlik jahindusele ega Eesti Jahimeeste Seltsile, vaid pigem niisugune koostööorgan. Vahe on siis selles, et me Eesti Jahispordiliitu peavad eest just niisuguse hingega laskurid ja me oleme kõige kompetentsemad ja aktiivsemad just seda laskmise asja ajama. Aga koostöö Eesti Jahimeeste Seltsiga on väga hea ja järjest süvenevalt paraneb. Laskmine ei ole mitte ainult militaarne paugutamine, kus võivad tulla sõjardid ja robustne tegevus. See on võrdne teistele spordialadega. See on hästi oluline jahilaske arendada kohtunikutööd. Et kui me täna korraldame palju võistlusi, siis jääb vajaka kohtumõistmine võistlustel. Et laskurid tahame me kõik olla, aga kohtuniku töö on selline, mis vajaks veel kõvasti arendamist. Käimas on hetkel rahvusvaheliste võistlusreeglite tõlkimine, mis on abiks sellele, et kohtuniku töö saaks paremini käima. Plaanis on korraldada järgmisel aastal kohtunikele kursused ja võimaluse korral siis neid akrediteerida ka FITASK jaoks. Mis annab neile võimaluse käia kohtumõistmas Euroopa meistrivõistlustel ja ka maailma meistrivõistlustel. Eestis on jahimehi täna 13 000. Kui mõelda selles perspektiivis, siis on see potentsiaal meeletu. Et selleks see potentsiaali ära kasutada on vaja teavitada, on vaja juurde saada tiire loomulikult. Täna on Eestis tegutseb aktiivselt 2-3 tiiru. See on ka kõik. Et selles suhtes me ise loodame väga, et ka need tiirupidajad, mis on jahiseltside juures, et nad tunneksid rohkem huvi selle vastu, et nende enda jahimehed saaksid harjutada rohkem. Nad tunneksid huvi selle vastu, et see jahilaskmine tiirus, see ei ole lihtsalt ainult linnu jahieelne harjutamine, vaid et see on ka see, et sa saad Eestit näidata ka spordi mõttes sellel alal. Ja sealjuures siis lihvina oma oskusi ja mis tähtis on, tiiruslaskmine õpetab inimestele väga palju ohutustehnikat. Kahjuks on ju nii, et meie jahimeeste keskmine laskeoskus on üsna madal ja meil on veel palju tööd teha, et enamus jahimehi korralikult laskma hakkab. Üks oluline projekt, milles Jahispordiliit osaleb, on Kaitseliidu ja Kaitsejõudude ühine lasketiirude projekt, kus järgneva 10 aasta jooksul ehitatakse Eestisse umbes 20 lasketiiru. Täna käib selle projekteerimine. See asi on kõik projekteerimisfaasis. Arvata võib, et järgmine aasta hakatakse esimesi ehitama. Tiirude koha pealt on niimoodi, et ütleme, et Tallinna tiir on olemuselt praegu kõige parem Kaitseliidu tiir, kus on võistlusi korraldada. Aga sinna pääs ja võistlusi kahjuks seal korraldatakse vähe. Eeskujuks tasuks tuua muidugi Haapsalut, kus oma jõududega ehitati see tiir välja, korraldamise poole pealt jälle väga korras kõik ja korraldatakse võistlusi ka kaunis. Aga võis ka muidugi rohkem. Kui arvestada seda, et Eesti ajal lasti igas kruusa ja liiva augus, ei olnud probleemi. Nüüd on tiirude suhtes nõuded tõusnud. Ja muidugi need ehitatakse, need on head tiirud, kaasaegsed kõik, aga need praegusel hetkel on veel vähe. Nii et ütleme, selleks, et tiiru minna ja püssi proovida, siis tuleb ikka sõita 60, 70, 100 kilomeetrit maha. See on sellisel maad tagant tihti ei käi. TSO, siin on kõik tingimused on olemas
võiks veel natukene lõpuni arendada ja üldiselt VSS-i korraldatakse võrdlemisi vähe. Võrreldes haavli laskmisega VSS on võistlus vähe. Nendes uutes lasketiirudes saab hakata harrastama Pitaski poolt propageeritud uut spordiala, kus lastakse nii haavlipüssidest kui ka vintrelvadest. Siiamaani Eestis neid võimalusi on olnud ainult Männikul 2 tiiru, eks ole, nii haavlitiir kui vinditiir ja põhimõtteliselt ka Laekveres. Kuna lasketiir on nii pikka aega nüüd töötanud, siis seoses sellega on ka välismaa tipplaskurid juba meie tiiruga väga tuttavad ja viimasel maailmakarika etapilgi olid päris suured kuulsused kohal. Nii et loodame, et tulevikus neid veel juurde lisandub. Kuna see viimane suur võistlus läks väga edukalt ja hästi, siis meile pakutakse nähtavasti juba ka Euroopa meistrivõistlusi uuesti 2 aasta pärast siin. Kui rääkida tulevikus, siis Pitask on kasvanud peaaegu sama suureks kui olümpiakomitee. Iga aasta tuleb uusi liikmeid. Kõigil on omad soovid ja tahtmised. 2009 aasta võistlus oli meie jaoks tõsine proovitöö, mis väga hästi õnnestus. Ja tänasel päeval on positsioon meil Pitaskis väga hea. Meist peetakse lugu, teatakse, kui hästi me kõike oskame teha. Meil on lootus saada Euroopa ja maailmameistri võistlusi Eestisse, aga mis aastatel, seda on veel raske öelda. Võib juhtuda, et 2011 toimub midagi suuremat. Et selle nimel töö käib. Ja Eesti on osa võtnud 10 praktiliselt kõikidest viimase ajal tehtud Euroopa meistrivõistlustest jahipraktilistes laskmistes. Ma mõtlen siin neid uusi alasid, vintrelvaharjutused nii seisvatele siluettidele kui liikuvale siluettidele. Ja meil oli au viia läbi 7. Euroopa meistrivõistlused. Maailmameister Andrei Neessing, tema küll on siis olümpia alatelaskur, ehk siis täpsemalt kaarrada, rahvusvahelises keeles skiit, aga maailmameister on aastast 2005. Harjutab siiamaani siin ja kavatseb minna ka edasi järgmistel olümpiamängudele Londonis. Tase läheb ikka iga nädalaga on näha paremaks. Poisid käivad meil oma mehed kogu aeg võistlustel ja räägivad, et ikka noored lasevad kõvasti paremini. Üleüldse, asi on tõusuteel ikka. Loomulikult tuleb hetki, kus tunned, et milleks see kõik ja miks ma lasen ja nii, aga samas on meeletu emotsioon sellest, kui läheb väga hästi ja saad väga hästi pihta ja teised ka selle üle rõõmustavad koos sinuga, siis minu meelest on see väga tore tegemine. Seetõttu ma väga loodan, et isiklikult kasvõi, et Jahispordiliidus meil õnnestub saada juurde naislaskureid väga palju, meil on täna väga palju seeniore, siis ma loodan ka, et juurde saaks juunioreid, noori mehi, kooliealisi noori poisse ja väga siiralt soovin, et kõik, kes täna selle alaga tegelevad, sooviskid selle alaga tegeleda ka edaspidi.